2026. aasta 19. juulil teatas Ukraina siseministeerium millestki, mis esmapilgul ei paistnud millegi erilisena. Sel päeval avalikustasid nad midagi, mis näis olevat lihtsalt järjekordne mereväe droon, mida Ukraina on alates 2022 aastast kasutanud. Seekord oli tegemist lahingusukeldujate üksuse poolt ehitatud mehitamata pinnalaevaga, kuid tähelepanuväärseks ei teinud seda paati mitte alus ise, vaid see, kes selle ehitas. Selleks üksuseks on Omega, Ukraina rahvuskaardi eriotstarbeline keskus. Selle sukeldujate üksus on seesama meeskond, kes oli mõned päevad varem drooni abil hävitanud Vene Su-24M pommitaja okupeeritud Krimmis asuvas Sahi-Saki lennubaasis, hävitades selle enne, kui see jõudis rünnakumissioonile startida. Inimesed, kes lasid selle Vene pommitaja taevas sadanud relvadega õhku, on samad, kes kavandavad paate, mis viivad järgmise põlvkonna Ukraina droonid merele. Tahame selles videos keskenduda sellele paadile, samuti sellele, mida see näitab selle kohta, kuidas Ukraina peab mereväesõda väga piiratud mereväega ning mitmeaastasele meredroonide innovatsioonile, mis selle kõik võimalikuks tegi. Pommitaja operatsioon on siin oluline, sest just selle tõttu on selle konkreetse paadi lugu tähtsam kui tavaline nädala droonikajastus. Su-24M idee on vaid üks lennukitüüpidest, mida on kasutatud liugpommide heitmiseks Ukraina linnadele ja rindepositsioonidele. Seega on ühe eemaldamine enne, kui see üldse õhku tõuseb, strateegiliselt palju olulisem kui drooni allatulistamine või laeva kahjustamine merel. Kuid see on ka märkimisväärselt raskem. See nõuab, et inimesed pääseksid füüsiliselt piisavalt lähedale tugevalt kaitstud Vene lennubaasile, et töö sisuliselt käsitsi ära teha. See on selle üksuse taust, mis seejärel ehitas oma enda meredrooni. See ei ole uurimis- ja arendusmeeskond, kes õpib lahingutegevust kellegi teise järelraporti põhjal. See on erioperatsioonide üksus, mis arendab varustust missioonide põhjal, mille nende enda inimesed just läbi viisid. Alustame sellest, mida Omega meeskond tegelikult ehitas, sest detailid on olulised. Ukraina siseministeeriumi andmetel alus töötati välja sukeldujate üksuse enda inseneride poolt koostöös Ukraina tsiviilse IT-ettevõttega, mitte riigi tsentraliseeritud kaitsehankesüsteemi kaudu. Ministeeriumi avaldatud fotodel on näha, et paati käitab Jaapanis toodetud Suzuki päramootor ning sellel on satelliitsideterminal, mis viitab platvormile, mis on mõeldud töötama ja olema ühenduses juhtidega ka nägemisulatusest kaugemal. Paati kirjeldati otsekoheselt kui emalaeva, mis kannab FPV droone, mis seejärel lendavad vaenlast hävitama. See on kogu kontseptsioon ühe lausega. Seega paat ise ei ole relv, vaid lihtsalt uhke tarneauto, mis viib droonid sihtalale lähemale. Seejärel tulevad tegelikult tapamasinad, mis on end tõestanud FPV-droonid, mis peavad startima võimalikult vaenlase lähedalt ja jõudma kohale piisava akuga, et manööverdada ja rünnata. See idee tuli ilmselt Zaporižžja sektorist, kus Omega meeskonnad lendasid juba FPV-droonidega Vene logistika ja tehnika pihta rindejoone taga. Seel sattusid nad sama probleemi otsa, millega iga selle sõja operaator lõpuks kokku puutub. Akud viivad drooni ainult teatud kaugusele, enne kui rünnakuks enam voolu ei jätku. Kuid tarnesüsteemiga saab seda ulatust teoreetiliselt palju pikendada. Mereplatvorm lahendab ulatuse probleemi samamoodi, nagu eesliini operatsioonibaas lahendab selle jalaväe jaoks. Mine lähemale enne, kui saadad välja süsteemi kalli ja õrna osa. Rahvuskaart on väitnud, et neil juba tegutsesid mehitamata meeskonnad Lõuna-Ukrainas selle laiema lähenemisega. Väikesed paadid koos FPV-droonidega ning sukeldujate üksuse enda taktikaline kogemus Vene sõidukite, soomustehnika, kütuseveokite ja elektritaristu hävitamiseks. Eesmärk on, et niinimetatud tehnoloogia, mis tähendab droone ja kaugjuhitavaid süsteeme, päästaks Ukraina võitlejate elusid ning suurendaks Vene vägede hävitamise tempot. Ja üksus ei piirdu ainult rünnakmissioonidega. Ühes raportis märgiti, et paadi võimalikud versioonid on mõeldud FPV-tõrjedroonide kandmiseks, muutes sama kere mobiilseks rannikukaitse õhutõrjesüsteemiks. Siseministeerium ei ole avaldanud aluse ametlikku nime ega tehnilisi andmeid. Seega tuleb mootori ja side üksikasju käsitleda ainult selle põhjal, mida fotodel näha on, mitte täieliku spetsifikatsiooni põhjal. Aga paadi eesmärk ei ole ebaselge. Mere-emalaeva kontseptsioon ei ole tegelikult uus. Ukraina on juba mitu aastat kasutanud FPV-droonidega varustatud meredroone. Alates Mereväe Barracuda süsteemist kuni kaitseluure Katraniini. Uus on see, kes ehitamisega tegeleb. Esirinde erioperatsioonide üksus. Samad sukeldujad, kes planeerivad ja viivad läbi veealuseid sabotaažimissioone Vene lennukite vastu. Kujundasid ja ehitasid mereväe drooni koos erasektori tehnoloogia partneriga, selle asemel, et oodata tavapärast kaitsetööstuse tarneahelat.
See on osa mustrist, mis üha enam määratleb, kuidas Ukraina seda sõda peab. Relvade kasutajatest saavad üha enam ka nende valmistajad, kõrvaldades hankeprotsessi vaheetapid ja arendades relvi rindetempoga, mitte ministeeriumi tempos. Et mõista, miks see muster on just mereväesõja jaoks nii oluline, peame minema tagasi sinna, kust Ukraina meredroonide programm alguse sai. Sest see on lugu riigist, mis oli täiemahulise sissetungi alguses sisuliselt ilma mereväeta ning jõudis 4 aastat hiljem olukorda, kus juhitakse üht maailma tähelepanuväärseimat mehitamata mereväesõja eksperimenti. Kui Venemaa tungis 2022 aasta veebruaris kallale, polnud Ukraina tavapärane merevägi Mustal merel tõsiseltvõetav jõud. Selle kõige võimekamad sõjalaevad olid sõja esimestel päevadel juba kas kaotatud või põhja lastud, et need ei satuks venelaste kätte. Ja Venemaa Musta mere laevastik, mille baas asub okupeeritud Krimmis, Sevastoopolis, kontrollis tõhusalt kogu merd. See laevastik blokeeris Ukraina sadamad, ähvardas dessantmaabumistega Odessa lähedal ning toimis ujuva raketiplatvormina, tulistades rakette sihtmärkide pihta üle kogu riigi. Ukraina esimene tõsine vastus oli ristleja Moskva, laevastiku lipulaeva uputamine 2022 aasta aprillis, kasutades Neptuuni laevatõrjerakette. See oli šokk Venemaa mereväe planeerimisele ning esimene vaenlase lipulaeva uputamine pärast Vene-Jaapani sõda 20. sajandi alguses. Kuid see oli ühekordne raketirünnak, mitte korduv kasutatav süsteem. Ukrainal oli vaja midagi, mida saaks masstootmises odavalt ehitada ilma laevatehaseta. See miski osutus väikeseks, madala profiiliga, lõhkeaineid täis paadiks, mis tõuseb vaevu veepinnast kõrgemale, on radaril raskesti märgatav ja veelgi raskem tabada. Ukraina arendajad hakkasid 2022 aasta kevadel kavandama seda, millest sai Magura seeria. Ja juba oktoobriks osalesid esimesed prototüüpaadid, mis eelnesid operatiivsele Magura 5 reidil Sevastoopoli sadamasse. Vene Musta mere laevastiku kodubaas. Esmane reid kahjustas laevastiku tollast uut lipulaeva, fregati Admiral Makarov, koos miinitraaleriga. Droonid ei uputanud tol ööl midagi, kuid reid tõestas, et kontseptsioon toimib. Mõned odavad mehitamata paadid olid jõudnud sügavale Venemaa kõige tugevamalt kaitstud mereväebaasi Mustal merel. Sealt edasi arenes programm kiiresti. Ukraina sõjaväeluure peadirektoraat ehk GUR sai Magura perekonna peamiseks operaatoriks ja 2023 aastaks olid need paadid juba kaugel Ukraina rannikust tegutsemas. 2023 aasta. Mais ründasid ja kahjustasid 3 Magura drooni Ivan Kursi, suurt Vene luurelaeva, mis asus sadade miilide kaugusel Ukrainast. Ukraina julgeolekuteenistus ehk SBU kasutas paralleelselt meredroonide perekonda nimega Seababy ja 2023 aasta juulis Seababy. Droone, mis olid laetud peaaegu tonni lõhkeainega, tabasid Kertši väina silda, mis on füüsiline ja sümboolne ühendus okupeeritud Krimmi ja Venemaa mandriosa vahel. Seababy droone kohandati hiljem meremiinide paigaldamiseks, raketiheitjate kandmiseks ja täiendavate Vene laevade ründamiseks Novorossijski lähedal pärast seda, kui laevastik sinna ümber paigutati. Murdepunkt, mis muutis meredrooni tõeliselt strateegiliseks relvaks, mitte lihtsalt tüütuks takistuseks, saabus 2024 aasta alguses. Jaanuari lõpus uputasid Magura V5 droonid Tarantul-klassi raketikorveti Ivan Novetsi ning veebruari keskel uputasid nad Raputša-klassi dessantlaeva, ütleb Arkunihov. Need olid esimesed kinnitatud vaenlase sõjalaevade uputamised meredroonide poolt mereväe ajaloos. Mitte ainult selles sõjas, vaid üldse. Umbes aasta jooksul pärast esimest Sevastoopoli rünnakut olid Ukraina meredroonide ja raketirünnakute ühistegevuse tulemusel vastavalt kampaaniat hoolikalt jälginud väljaannete andmetele uputatud või kahjustatud umbes 2 tosinat Vene alust ja aastaks 2023 ning 2024. Aastaks oli enamik Musta mere laevastikust Sevastoopolist mitusada kilomeetrit ida poole ümber paigutatud kaugemasse ja esialgu turvalisemasse Novorossijski baasi, kuigi see kaitse osutus ajutiseks. See ümberpaigutamine on üks kogu sõja silmapaistlamaid tulemusi. Riik, kellel puudub arvestatav merevägi, aitas sundida suure osa tuumajõul töötavast Musta mere laevastikust lahkuma oma traditsioonilisest baasist Sevastoopolis, kasutades paate, mis üksikult maksid vaid mõnisada $1,000 tükk. Isegi taganemine Novorossijskisse ei lahendanud täielikult Venemaa probleemi. Ukraina meredroonid jätkasid oma tegevusraadiuse suurendamist, lõpuks tabades sihtmärke peaaegu 500 miili kaugusel Ukraina kontrollitavast rannikust ning Magura perekond jätkas võimekuse suurendamist. 2025. Aasta alguseks Magura V5 droonid, millel oli paigaldatud see, mida Ukraina nimetas Sea Dragoniks, infrapuna juhitava raketiga, mis oli kohandatud vanast Nõukogude R-73 õhk-õhk-raketist, varustatud droonid tulistasid alla Vene Mi-8 koptereid, mis tegutsesid Krimmi lähedal. Esimene kinnitatud juhtum, kus merepinnal tegutsev droon hävitas õhusõiduki.
Suurem variant, Magura V7, on nüüdseks varustatud omaenda õhutõrjerakettidega. See, mis algas improviseeritud kiirkaatrina, mille pööris oli lõhkelaeng, oli umbes 3 aastaga muutunud mitmeotstarbeliseks mereplatvormiks, mis suudab rünnata laevu, tabada maismaa sihtmärke ja tulistada alla õhusõidukeid. See võimekuse arengukõver on otsene eelkäija Omega paadi emalaeva kontseptsioonile. Kui Ukrainal olid olemas usaldusväärsed radarit vältivad merepinnadroonid, mis suutsid avaveel liikudes ellu jääda, loogiline järgmine samm oli lõpetada nende käsitlemine ainult ühesuunaliste lõhkelaevadena ja hakata neid kasutama teiste süsteemide platvormidena. Merevägi toetas seda avalikult 2026. aasta juuli keskel, demonstreerides mitmekihilist mereväe droonioperatsiooni, kus nende Barracuda droonpaadisüsteem ründas vaatlusposti. Samal ajal lasi eraldi drooni kandnud pinnalaev välja luure- ja FPV löögidroone. Paadi pardal olevad droonid saavad piirkonnas viibida, sihtmärgi kinnitada ja rünnaku kiiresti üle anda, palju kiiremini kui ükskõik milline üheotstarbeline kamikaatselaev kunagi suudaks, mis otseselt suurendab täpsust ja tõhusust. Selle emalaevatrendi teine haru on olnud õhutõrje ning see võib osutuda sõja järgmises faasis veelgi olulisemaks. Aga enne kui me sinna jõuame, veendu, et oled sõjasaate kanali tellinud, et saada igapäevaseid uudiseid. 2026. aasta aprillis mehitamata Ukraina meredroon tulistas alla Vene Shahidi drooni, kasutades oma pardalt välja lastud püüdurit. Sündmus, mida Ukraina kirjeldas kui maailma esimest sellist mereplatvormide puhul. See tuleneb sellest, et meredroonid on praktilised platvormid püüdursüsteemide nagu Sting käivitamiseks. Just nimelt seetõttu, et need saavad paikneda Musta mere rannikul merel ja kaitsta linnu suundadest ja kaugustelt, mida maismaapõhine õhutõrje ei suuda hõlpsasti katta. Ukraina sõjaväeluure peadirektoraat on samuti kirjeldanud juhtumit, kus Vene rannavalve töötajad püüdsid käsitulirelvade tulega peatada Ukraina meredroonide rühma. Ent platvorm saatis välja FPV droonid, mis ümbritsesid ja hävitasid mitu asjaosalist Vene rannavalvurit. Kuid see ei mõjuta ainult merelahinguid. Ukraina emalaeva loogika on ilmunud igas valdkonnas, kus kasutatakse mehitamata süsteeme. Nii et see on vaid üks haru palju laiemast struktuursest muutusest. Maismaal 2026. aasta juuli keskel Ukraina 123. eraldi territoriaalkaitsebrigaad kasutas improviseeritud dessantlaeva 5 kuulipildujaga varustatud maismaa roboti Vene poolt okupeeritud Kimburni sääre rannikule Mõkolaživi oblastis ja paigutades selle otse lahingurolli. Väidetavalt oli see esimene kord, kui merel põhinev platvorm toimetas maismaaroboti okupeeritud rannikule, maale ja võimaldas tal seal missiooni täita. Õhus kasutavad Ukraina väed raskeid pommitajatüüpi droone, et transportida ühesuunalisi ründemaismaaroboteid järgnevateks löökideks Vene positsioonidele. See suurendab nende maismaarobotite tegutsemisulatust, hoides samal ajal suuremad ja kallimad pommitajadroonid rünnaku ajal Vene õhutõrjest kaugemal. Kui kõik see kokku panna, paadid, mis lasevad välja FPV droone ja püüdureid, paadid, mis toimetavad maismaaroboteid kaldale, pommitajad, mis viivad maismaaroboteid sisemaale ning sellest kujuneb välja selge doktriin. Ukraina on ehitanud terve logistilise kihi mehitamata platvormidest, mille ainus ülesanne on viia väiksem, odavam ja kergemini ohverdatav relv piisavalt lähedale, et see loeks, ilma et oleks vaja ohtu seada inimest või kallist varustust. See on ka koht, kus tuleb mängu küsimus, kes selle ehitas? Ukraina droonitööstus ei ole kunagi olnud üksainus ülalt alla juhitud programm, nagu traditsiooniline kaitsehankesüsteem tavaliselt toimib. See on detsentraliseeritud ökosüsteem, mis koosneb eraettevõtetest, vabatahtlike rahastatud töökodadest ja nüüd ka üha enam ka eesliiniüksustest, kes ise kujundavad riistvara, tuginedes sellele, mida nad on kuudepikkuse tegeliku lahingukogemuse jooksul õppinud. Näiteks Ukraina tootjad nagu Frontline Robotics teatavad, et teevad oma droonidele väiksemaid disainimuudatusi kuni 20 korda kuus ning suuremaid uuendusi umbes iga 6 kuu tagant. See on iteratsiooniiirus, mida oleks enamikus lääne sõjavägedes tavapärases kaitsehanke menetluses peaaegu võimatu ette kujutada. Omega sukeldujate üksus, kes ehitab koos erasektori IT-partneriga oma paati, sobitub täpselt sellesse samasse kultuuri. Need on operaatorid, kes teavad täpselt, kus nende FPV droonidel aku tühjaks saab, täpselt, kuidas Vene rannikukaitse reageerib madalalt kiirelt liikuv kere ja täpselt, mida sukeldujate meeskond vajab toetusplatvormilt erioperatsiooni ajal. Ja selle asemel, et koostada nõuded ja oodata, et keegi teine selle ehitaks, tegid nad selle ise valmis. Ukraina merevee drooniprogramm on hakanud kujundama ka teiste armeede arusaama sellisest sõjapidamisest, mis näitab omakorda, kui kaugele on tehnoloogia jõudnud nendest esimestest ebakindlatest prototüüpsõitudest Sevastopoli sadamasse. Ameerika Ühendriikide sõjavägi kasutas relvastatud mehitamata pealveelaevu esimest korda lahingus Iraanis toimunud operatsioonide ajal
ja enne seda USA erioperatsioonide väed olid Filipiinidel toimunud õppuste ajal testinud Ukraina Magura meredroone piirkonnas, kus on selge huvi odavate, kiirete ja raskesti avastatavate mereväe ründelaevade vastu, arvestades Lõuna-Hiina mere pingelisi olusid. See kõik ei tähenda, et Magura perekond või selle tuletised saaksid kohe USA mereväe standardvarustuseks. Aga see tähendab, et Ukraina loodud operatiivseid õppetunde, kuidas võidelda palju suurema mereväega peaaegu ilma omaenda laevastikuta, uuritakse. Ja vähemalt ühel juhul on neid õppetunde otse üle võtnud riik, mis on Ukraina suurim sõjaline toetaja. See on Ukraina jaoks üsna ebatavaline olukord. Enamikus selle sõja valdkondades on Ukraina olnud lääne tehnoloogia ja doktriini vastuvõtja rollis. Meredroonide puhul on see voog osaliselt vastupidine. Samuti tasub täpsustada, mis Katran ja Barracuda tegelikult on, kuna mõlemat nime kasutatakse selle loo kajastamisel üsna vabalt ja need ei tähenda sama asja. Katranit juhib Ukraina kaitseluure peadirektoraat ning nagu Magura perekond on see peamiselt toiminud iseseisva ründe- ja luureplatvormina. Barracuda kuulub mereväele ja mereväe enda. 14 juuli demonstratsiooni põhjal on see spetsiaalselt ehitatud emalaeva rolli jaoks. Ründab sihtmärki otse oma pardasüsteemidega ning seejärel laseb välja alluvaid FPV-droone, et pikendada rünnakut. Omega Paat on oma olemuselt lähemal Barracuda kontseptsioonile kui üheotstarbelisele ründedroonile, nagu varased Magura variandid. Esmalt kandja, alles seejärel relv. Mis eristab seda mõlemast valitsuse programmist, on lihtsalt selle päritolu. Lahinguüksuse enda insenerid töötavad koos erasektori partneriga väljaspool ametlikku hankekanalit. Samuti tasub välja tuua, kui kiiresti see ökosüsteem laiemalt kasvab. Ukraina tootis 2025 aastal umbes 10 000 maismaa robotisüsteemi ja sihib 2026 aastaks umbes 50 000 nii, mis tähendab 5-kordset kasvu 1 aastaga. Euroopa Liit omalt poolt on astunud samme, et oma toetust just sellisele tootmisbaasile ametlikult kinnitada. 2026 aasta juuli keskel EL ja Ukraina allkirjastasid droonilepingu, mille eesmärk on kõrvaldada bürokraatlikud takistused, et Ukraina ja Euroopa ettevõtted saaksid hõlpsamini ühisettevõtteid luua. Ja Euroopa Komisjon käivitas paralleelselt EL-i ja Ukraina drooniliidu, mis toob kokku mõlema poole ettevõtted, teadlased ja relvajõud. Esimene 18 asutajaliikmest koosnev kohtumine toimub eeldatavasti septembris Brüsselis. Ükski neist rahadest ega poliitikaraamistikest ei ehitanud Omega Paati otseselt. See alus tuli välja ühelt sukeldujate üksuselt ja Ukraina erakapitalil IT-ettevõttelt, kes tegutsesid omal algatusel. Kuid see on laiem suundumus, mille osa see lugu on sõjaaja majandus, mis on õppinud käsitlema rindel tehtavat improviseerimist kui uut relvade allikat, mitte kui midagi, mida tuleks tsentraliseerida ja aeglustada. Milline on siis tegelikult Venemaa positsioon Mustal merel 2026. aasta suveks? Põhipilt pole palju muutunud pärast seda, kui laevastik taandus Novorossijskisse, kuid surve aina kasvab. Venemaa Musta mere laevastik on olnud sunnitud oma tegevust pidevalt kohandama ning tema võimalused suuremateks operatsioonideks Mustal merel on võrreldes sõja algusega oluliselt vähenenud. Samuti on muutunud ohu iseloom, millega Vene väed sellel rannikul silmitsi seisavad. Varem piisas sellest, kui hoida suuri sõjalaevu eemal mõnest teadaolevast droonide stardikohast. Nüüd peavad Vene planeerijad arvestama väikeste paatidega, mis võivad kanda lõhkelaengut, FPV-parve, püüdurdusdrooni, maismaaroboti või nende kõigi kombinatsiooni. Neid võib käivitada ükskõik kes, alates mereväe meeskondadest kuni luureoperatsioonide läbiviijateni või iseseisvalt tegutseva erioperatsioonide sukeldujate üksuseni. Just see ettearvamatus ongi tegelik strateegiline eelis, mille Ukraina siin loonud on. Tavaline merevägi on kallis, aeglaselt laienev ja lihtsasti jälgitav. Hajutatud ökosüsteem väikestest, odavatest ja otstarbeks loodud platvormidest, mille on kujundanud inimesed, kes neid tegelikult kasutavad, pole midagi sellist. Ja Omega uus emalaev on veel üks näide trendist, mis ei näita aeglustumise märke. Kuid kõigi nende taktikate tegelik eesmärk ei pruugi olla isegi Vene merevägi, vaid hoopis okupeeritud Krimm. Ja seal teeb Ukraina üha julgemaid samme. Nii et mõned analüütikud peavad seda juba peaaegu Ukraina omaks. Kui soovid rohkem teada saada, vaata seda videot ja kindlasti telli kanal, et olla kursis kõigi uudistega.